Gruusia, oma nimega Sakartvelo, on transkontinentaalne riik Euroopa ja Aasia piiril. ÜRO statistika liigitab riigi Lääne-Aasiasse, aga pigem Ida-Euroopasse. Riik piirneb läänes Musta mere, põhjas ja kirdes Venemaa, lõunas Türgi ja Armeenia ning kagus Aserbaidžaaniga. Gruusia on umbes 1,5 Eesti suurune ning seal elab ligi 4 miljonit inimest. Nimi Sarhatvelo on tuletatud paganliku jumala grusiinide Kvartfelebi müütilise esivanema Hartlose nimest. Antiikajal rajati praeguse Gruusia aladele mitu väikest kuningriiki ning juba 4. sajandi alguses sai teise riigina pärast Armeeniat seal riigiusuks kristlus, mis viis varasemate paganlike tulekummardajate ja muude uskude hääbumiseni. Ühinenud Gruusia kuningriik kestis 11.–13. sajandini, eelkõige kuningas David IV ja kuninganna Tamara valitsuse ajal. Seejärel lagunes Gruusia väiksemateks riigikesteks. Venemaa 17. aasta revolutsioonide järel oli regioonis segadus. Koos Aserbaidžaani ning Armeenia territooriumitega moodustati Taga-Kaukaasia föderatsioon, ent see lagunes peaaegu enne, kui toimima hakkas. Gruusia kuulutas 1918. aasta maikuus välja iseseisvuse. Oli olemas küll toimiv parlament, ent 3 lühikese aasta vabaduse perioodi ajal ei kontrollinud vabariik hetkekski kogu oma territooriumi. Juba 1921 annekteeris Nõukogude Venemaa Gruusia ja sellega oli laulupidu läbi. Siit kaardilt on näha, kuidas Sakartvelo oma territooriumit aegade jooksul kaotanud on. Meie autoreis aga keskendus tänasele Gruusiale. Me sõitsime sinna, et meenutada. Nii nagu Eesti tähistas ka Gruusia vabariik 2018. aastal 100. juubelit. Jaa, Gruusia on meil vabariiklikus mõttes saatusekaaslane, aga alustame siiski Tbilisist ja soovitavalt loomulikult Üürikast. Tere keskhommikust, siin meil oleme Tbilisis, mina ja mu üks nonnumeid sõpru Juku Kalle. Mina ja sinu armastatu. Mina ja minu armastatu. Me ootame, millal võetaks vastu kooselu rakendusaktid. Kannatamatult. Mina kui Innu armastatu ootame, millal Innu teeb mulle oma muna. See ei ole minu muna. Selle munas sulle just tädi Terje.
ja me keedame selle ära. Oota, ma näitan tegi Terje tuba vahepeal. Ja Mari ütles, et see on nagu mingi hullu kamber siin. Ühtegi akent raamatukoguna. See on selle Terje muna tuba. Kui nunnakong. Tbilisi üürikad väikestes ja kaunites hoovides on poeetilised ja üürikas maksab 15 kuni 17. 17 ilmane ei ole sulle võõrad, 17 tuuljatod sul hinge kauaks jäävad, 17 milleks veel saab lüüa põgeneda selle maailma ees ei ole mõtet. Väike parvu läheb. Veidi sellest, kuidas ma tunnetan Gruusiat kui sellist. Mõtlen, jah? Et nagu ma ütlesin, Gruusiaga mul selline esimene kontakt oli 15-aastaselt, aga kuna ükskõik kus kohas N-liidus kohtasid grusiine, siis tuli välja, et selline tundeside on meie kahe rahva vahel täiesti olemas. See, kuidas grusiinid sind usaldavad, on näha sinu vasakul käel istuvast prouast. Ole hea tutvuda aga nüüd praegu kaamerad. Здравствуйте. Андрус. Нани. Nani. Вы местная в Тбилиси? Да, из Грузии. Не из Тбилиси? Нет, А откуда? Судиди. Это в какой части? Это далеко 400 километров. А что Грузия значит вам? Это старший все, кто есть, все очень плохо. Да? Да, Пенсионерам плохо, Иванишвили плохо, все плохо. Потому что пенсия 180 лари. А 180 лар, 2 это лекарство не купит. 180 larit on 60 eurot. On pension. Sellega peab Gruusia pensionär ära elama. Gruusia pole lahe mitte ainult päeval. Öine Tbilisi on igal juhul kuulamist väärt. Gruusia õlu on täiesti normaalne, aga täna õhtul sellest piisab. Kohe pälvis meie tähelepanu muidugi tuntud õhutrummar ning miks ka mitte kohalik Karl-Erik Taukar. Здесь в основном поют люди, которые хотят петь, а не те, которым платят. Им никто не платит. Это хороший город. Он отличен, он всех любит, всех обожает. Тбилиси это крутой город, крутой. Привет! Любовь, потому что люблю. Почему ты такая красивая? Да не знаю.
Nagu üldiselt teada, viib öine liigine tants hommikuste luuletuste lugemiseni, seda isegi Gruusias, mis ometigi ongi luulemaa. Tasa, ei ühtki sõnakest, sest röövlid võivad märgata meid 4 vaprakest. Need tuleb kinni püüda, neid ootab lukk ja riiv, sest igal röövimisel peab olema ka piir. Peale tulemast Gruusiasse, kallid Eesti sõbrad. Hommik tabab meid sooja vihmaga ja meenutab ajalugu. Ajalugu aga pajatab, et kogu veinikultuuri algus kuulub just Kaukaasia piirkonda. Gruusias on kohti, kus veini tehakse arhailisel moel, maa sees, ning see on terve omaette maailm. Et mul just on üks selline tuttav, võtsime rattad alla. Muidu on küll nagu Eesti suvi, aga vihm on ainult soe. Et selles mõttes olen ma väga rõõmus. Ootame, kas teie olete ka väga rõõmus? Mulle meeldib, et vihma sajab, sellepärast värskendab. Nii tõigi Andrus Villem meid jumal teab kuhu Kaheetiasse, kohta, mille päris nimi ongi Esivanemate veinimõis. Me rääkisime Tbilisi kunstnikega tšatšadest ja siis nad ütlesid, et siin Kaheetias on mitte ainult hea vein, vaid ka suurepärane tšatša. Ja siis need kunstnikud tõid mind üks päev siia. Kohalik peremees Sulhan oli väga rõõmus ja ütles, et ootab alati eestlasi siia. Et siin on maailma parim Saperavi, mis sai eelmine aasta kuldmedali. Siis Valgevein sai küll pronksi, aga siin on ka tšatša konkurss ei korraldatud, aga siin on tšatša kõige parem. No vaatan, sinust on saanud ka kaameramees. No aga sa ise sundisid mind. Mis ma tahan teha, kui sa mulle seda kätte? Veini hoitakse maa sees savinõus ja kui uus savinõu lahti koogitakse, läheb loomulikult esimene lonks ohvrianni korras kõikidele esivanematele. Vähe sellest, kohe kantakse ka ette spetsiaalne iidne laul. It's usually a church, it's a religious song and it kind of exists from the 12th century. At least that's how back they counted it. And it is also the song about our ancestors. Keegi meist ei ole inimene, kes oskaks kanduda ajas umbes 8000 aastat tagasi. Aga umbes sel ajal hakati siin piirkonnas veini tegema. Ja tegemine täiustub kindlasti iga sajandiga, mis on neis pikkades vahemikes siiski mõni sekund. Esivanemate veinikeldri nimelises veinimõisas laulev koor on Rustavi, maailma mastaabiga kooslus. Kohe selgus, et vendade geniaalsus ei tunne piire. Vähemalt üks neist oskab loomade keelt.
Sel ajal, kui meie virkgrupp kuulas koera ja loomade keelt valdavat grusiini, leidsin mina aiast tütarlapse, kelle kaenlas oli 5-liitrine tšatšapudel, mis teatavasti on kohalik ja väga maitsev viinamarjaviin. Suure pudeliga ilus tüdruk tegi mulle kohe selgeks, mis kamm on grusiinidel Jumala ja selle jumaliku maaga. Ning rääkis vastava toosti. When God was giving out the land to all the people of the world, Georgians were of course late to the meeting because they were drinking and having fun and partying with this probably. So when God called our people and they arrived, God asked, why were you late? And the Georgians said, we were late because we were drinking. They let the God try the wine, and God was, this is marvelous. So he told Georgians, okay, because the wine is so good, I'm gonna now give you the best land, which I saved for myself, and he gave us Georgia as our land, which we call paradise. In toast, you might actually hear that he gave us paradise or Georgia, which is the same thing. It's a synonym for us. And that's how we got this land of Georgia, and that's how we live here since then. Jukukalle leitud 5-liitrine tšatša oli tühi, meenus meile, et Gruusias ei tarbita jooke iialgi ilma korraliku küllusliku toiduta. Nüüd räägiti siin, et see on väga hea ja koha peal tehtud tšatša ja proovime seda koos Gruusia tüsest limonaadiga. Lõhnab jälgilt, aga küllap maitseb hea. Kõigepealt avati meie jaoks hinkaali söömise pühapäevakool. So you take it with hands. You take it with hand and you just bite. The first bite is small bite, and when it's hot you just blow inside the air like that. And then you feel kind of all the steam coming out, and it makes you want to eat it like very fast, but you have to be patient, and then you just drink the juice inside. It's great, it kind of calms you down, and then you just continue eating. Like some people, some of my friends, they are just eating with one bite, but I take some 4 or 5 bites, you know. That's the whole thing for hinkali. Thank you very much. How do you eat? Show us. And my friend, this is my friend, he will eat it now in 1 bite. Come on. He doesn't need any instructions. Come on, Georgi, come on, do it. Come on, Georgi. 1, 2, 3. That's it. So, in Georgi's case, you don't need any of this instruction. You just put it in your mouth. That's it. Thank you very much. Nagu kuuleme, on laul venekeelne ja normaalne ka, sest tegelikult ei ole Gruusias vene keelega mitte kellelgi mitte mingit probleemi. Probleem ikkagi asub Venemaal. Mis on utuma hakkad, kui keegi ilmsust ei laulab? Inge läheb. Suhtad nagu suuremat pilti, et ongi nagu neid. Miks sina, Villem, ei nuta? Mehed ei näita seda välja. Või pisar silmas on? Ei, kunagi. Sul on tegelikult pisar silmas, jah? Ei, täna ei ole, aga vahel on olnud küll. Ei, nad laulavad ikka fantastiliselt.
laulavad ilusti, et hing puhastub. Aga Mari sai ilmselt ka sellise romantika ja rahvuslaulu üledoosi. Kaumažas, thank you. We do our best in Georgia. The Georgian men's are doing their best to sing. It's the most of the time, like the Georgia is famous, the men's choirs, the Georgian men choirs. We must have at least the guitar at home, or the piano, or your child kind of has to play something at least at the piano, like because when a drunk father comes at home, he says, "I want my son to play on the something, you know, I want to hear singing." It's kind of a joke, but it's kind of connected still with the tradition. So in this way, like whole Georgia is kind of connected. The wine, supra, and nice food, and singing is kind of really much in one circle. Kuna kohtunud olid muusika ja psühholoogia omas iseäralikus vormis lisaks veel Indrek Kuusi kommentaaridega, siis otsustasime, et tuleb kogu seltskonda veidikene jahutada, loomulikult kus siis mujal kui Lehtelas. Yes, for sure. I'm happy. Õues aga tehti meile viivitamatult selgeks paar grusiinide hästi hoitud veini tegemise saladust. So inside the Krebri we pour wine with stems, with skins, and leave it for 4 months. After about 4 months, we take out the stems and the skins. And after that, it continues to brew there for as long as you want to, because you can live in Krebri for years. But because you let there for years, you have to take it out, clean the Krebri out, or maybe put in the other ones, because you cannot just put there and leave it there for years. It's not going to work that way. So the color is dark because we leave it for 4 months with the skins, and with the skins, that's what gives it a color. If we didn't leave with the skins, then it would be much lighter. But in the Georgian tradition, you live with the skins, and that's what it gives a bit of a very strong, its own, I would say, taste and the color. So ma räägin, Jukuga lubage pöörda, veini ei raisata, ei valata midagi, ei valata solgeämbris. Sellest olla. Võidile rääkida, kas vastavadniku ja kunagi selle süljakausi tühjaks viiti kõrdi Krimmi, oli ka väga tore. Matsu tegi ka saksa veinide degustatsiooni Wismarisse, siis Nutt ütles, et see paluks jätta hommikuks, see kaus seal. Aga ma ei tea. See, kuhu degusteerijad sülitavad. Mis ma tahaks üle kommentaari? Ma ei tea, kes selle ära jõi, kas ta ise või keegi teine. ეს არის ალაზნის ველი, ახეთი. ეს არის ქართული ღვინო. გაგიმარჯოს მო. Estonia, for you. Ხო. Мы с братом решили, что единственное, что мы можем противопоставить, мы должны вернуться вот сюда, к своим корням поближе, и сохранять свою культуру, свою идентичность. Мы можем всегда в большом, огромном мире представлять свою страну, свою фамилию, свою личность. Я хочу выпить за наши корни, за ваши корни. Да, солнце тоже долго. Чтобы мы держались на эти корни, чтобы сохранять свою самобытность. Маленькие, но гордые народы. Да. Üks totravõitu müüt tuleb kindlasti kummutada. Nimelt see, et Gruusias tuleb kõik asjad alati põhjani jõua. See ei vasta absoluutselt tõele. Kõik on viisakas ja vabatahtlik. Seda enam, et kui me oleks pidanud kõik põhjani jõuma, ei oleks me sattunud tagasi ei Tbilisi, rääkimata Eestist.
ja ma olen rääkinud ka Vene turistidega, et neil ei keelata enam Gruusiasse tulla. Et see on nagu selline positiivne märk, sest suur turg on Venemaa, kes hoolimata sellest poliitilise juhtkonna nõmedast sõjast Gruusia vastu, enamus inimesi siiski armastab Gruusiat.